ongi siin keskel, et ta püüaks pilku rohkem kui miski muu. Oleneb ka muidugi, milline on taust ja kui palju seal igasuguseid segavaid asju on. Aga rääkides fotograafiast ja fotoaparaatidest, siis objektiividest ei pääse küll kuidagi üle ega ümbert, sest objektiiv on fotoaparaadi kõige tähtsam detail. Ja objektiivideks on siis mingisugused läätsed, kvaliteetsemad klaasläätsed, kehvemad on plastläätsed. Nad on väga peenelt töödeldud, vääristatud ja seetõttu tihtipeale ka väga kallid. Ja tihtipeale, ja enamasti on paljud rühmitatud läätsed. Et jällegi, kui me pöörduksime siia fotopointi poole, sama lehekülg näiteks, ja võtame siit fototarvikud, objektiivid ja täiesti suvalise ühe. Nii. Siin on loe lisaks. Ja näete, et siin on ka kirjas, et tegemist on 14 elemendiga, mis on paigutatud 10 gruppi. Objektiivide puhul, seal on ka tihtipeale terve hulk numbreid peale märgitud, on siis 2 olulist parameetrit. Esimene neist on valgusjõud. Ehk siis see näitab seda, kui palju sealt üldse on suuteline valgust läbi minema. Ja teine on fookuskaugus, midagi sellist, mis märgitakse ka numbritega peale millimeetrites. Ja see siis näitab nii visuaalselt vaadates, et kui pikk see objektiiv on, aga asja sisse vaadates näitab siis, kui palju ta seda kujutist suurendab. Kõige lavasemalt öeldes võiks öelda, et mida pikem objektiiv, seda rohkem suurendab, ehk seda rohkem ta nagu toimib binoklina. Nüüd fookuskauguse mõõtmine on juba selline tehniline probleem, aga põhimõtteliselt tasub vaadata neid numbreid. Ja normaalobjektiiv on selline objektiiv, mille võttenurk on samasugune nagu inimeste selline silma tavaline vaatenurk, 46 kraadi. Ja normaalobjektiiv on siis 50 mm objektiiv. Ta ei suurenda, ei vähenda, ta näitab nii, nagu näitab inimese silm. Kui see nurk on suurem üle 46 kraadi, siis me räägime lainurkobjektiivist, ja kui see nurk on alla 40 kraadi, siis on tegemist teleobjektiiviga. Ja kujutame siis ette, et see roheline laik siin on pildisensor, siin ees on mingi objektiiv, mis on meil normaalobjektiiv, ja mingisugune nurk, mida ma ei ole mitte täpselt välja mõõtnud, vaid tegin sellise umbes joone. Ja teeme nüüd teise objektiivi siia, pikema teleobjektiivi, ja otse loogiliselt te saate aru ja näete ka, et siit see nurk jääb oluliselt kitsam. 3 objektiivi. Normaalobjektiiv teraselt silmitsedes leiate siit numbri 50 millimeetrit. Nüüd 14 millimeetrine objektiiv on siis ülilainurk objektiiv ja see on siis teleobjektiiv 300 millimeetrine. Veel kord, et fookuskaugus sõltub selle filmi kaadri või sensori suurusest ja kuna digifotoaparaatide need on väga erineva suurusega sensorid, siis objektiividele standardit ei ole, aga sellest me rääkisime ja võrdlesime juba ennem. Aga siit veel üks näide. Pentax Optio E30, jällegi 3-kordne optiline zoom, mis vastaks siis küllaltki laiale nurgale, mitte ülilaiale, aga siiski laiem kui inimese silm näeb ja kuni siis väikse teleni välja. Nii, siis on veel üks nähtus. Siin on peale kirjutatud 70–200 mm. Need on zoom-objektiivid või kirjutatakse tänapäeval ka S-iga zoom-objektiivid. Või on ka variant, et nimetatakse seda vario-objektiivideks, sõnast varieeruma.
Nii, järgmine asi on valgusjõud. Juhin tähelepanu siin sellele numbrile 1 2,8 ja 1 4. Et selleks, et seda asja seletada, püüdke ette kujutada, et te olete kuskil kaevupõhjas. Mida sügavamal kaevupõhjas te olete, mida sügavam kaev see on, seda vähem sinna valgust jõuab. Ja siit siis loogiliselt edasi, mida pikem objektiiv, seda väiksem valgusjõud. Mäletate, 2,8 ava on suurem ava kui 4. Ehk teisisõnu, siit sellest esimesest objektiivist pääseb läbi suurem valgushulk kui sellest. Ja oluliseks muutub ta siis, kui te tahate pildistada näiteks hämaras. Et kui minna varahommikul metsa, lootes seal põtra või mõnda muud pudulojust märgata ja tabada oma fotoaparaadiga, siis tasuks ikkagi otsida sellist objektiivi, mille valgusjõud on suur. Aga nüüd teleobjektiivid, millis on suure valgusjõuga, nemad on väga kallid üldjuhul. Nii, ja viimase sellise teemade ringina räägime megapikslitest, mis need on ja kui palju megapiksleid meid siis õnnelikuks võiks teha. Ja kõigepealt jätame selle mega eest ära, piksel ise on üks pildipunkt ja digipilt ongi selliste punktidena väljendatud. Kui ma sedasama silmasid nüüd suurendan, siis tulemus on näe selline. Kenasti on need punktid näha, millest see pilt koosneb. Tihtipeale kasutatakse sellist lühendit PPI ja see tähendab seda, et määratakse ära pikslite arv ühel tollil. See muutub oluliseks siis, kui te teete näiteks oma mingit kooli almanahhi, kooli raamatut ja trükikoda annab teile selle PPI ette, kui palju neid punktikesi peaks olema. Aga see pikslite arv siis käib jooksva tolli kohta ja kui neid piksleid on rohkem, siis pilt on üldjuhul teravam, sest pikslid on pisemad. Kui me aga räägime nüüd trükikojast, siis see PPI on väga täpselt ette antud ja samamoodi fotolaborid. Põhjus on selles, et sealsed printerid on häälestatud juba kindla PPI peale, tavaliselt on selleks 300 ja kui nüüd te annate suurema pikslite arvuga pildi ette, siis printer peab ise otsustama, millised pikslid ta välja heidab. Tavaliselt ei pruugi see tulemus väga hull olla, aga vahel võib tulla ebameeldivaid üllatusi ka. Ja kui siit nüüd neid 3 pilti silmitseda, siis võib-olla arvutiekraanilt enam sellistes väikestes piltides detailid hästi silma ei hakka. Aga esimene neist on siis 300 resolutsiooniga, teine on 75-sega ja kolmas pilt on nüüd muudetud kehvemast nagu nii-öelda paremaks. Tuleb välja, et tegelikult minu silmale paistab see pilt veel isegi kõige kehvem. Et nii ta on. Pilti, mis on juba halvaks keeratud, enam paremaks teha ei saa. Ja sellepärast siis selline soovitus ka, et kui te pildistage tavaliselt alati maksimaalse kvaliteediga. Mida suurem kvaliteet, seda suuremad on teie võimalused ja säilitage ka originaalpilt maksimaalse kvaliteediga. Te võite seda arvutist töödelda, võite muuta, võite kvaliteeti vähendada, aga siis salvestage ta juba uue nimega ja jätke vana pilt alles, originaalpilt alles, sest kui kunagi tekib vajadus või soov seda pilti saada sellise suuremana, paremana, ilusamana ja selgub, et olete hea pildi ära vusserdanud, siis ei ole enam midagi teha. Ja tihtipeale on tegemist selliste hetkedega, mis võib-olla enam ei kordu ja olete emale tegelikult sellega pisikese käki kokku keeranud. Nii, läksin enne oma jutuga natukene ette, et see 300 on see trükikodade tavaline etteantud resolutsioon. Kui nüüd hakata arvutama, siis 300 ruudukest 1 tolli ehk 2,5 sentimeetri kohta
tähendab seda, et iga sellise ruudukese küljepikkus on 0,085 millimeetrit. Aga kui ta on nüüd ka natukene suurem see küljepikkus, siis saab veel tavalise foto puhul sellise 10x15 postkaardi suuruses foto juures päris hea tulemuse. Ja kui nüüd arvutama hakata, siis kujutame ette, et meil on 2 megapiksline, 2 miljoni piksliga fotoaparaat või pilt. See tähendab, et üks külg on 1600, teine külg on 1200 pikslit. Ja jagame selle siis 300-ga. Saame ühe külje pikkuseks 135 millimeetrit ja teise külje pikkuseks 102 millimeetrit. Ehk see oleks siis selline tavaline pildiformaat 10x13. Siin võiks nüüd teha väikse kõrvale põike ja vaadata korra neid pildi suurusi. Kus nad on? Piltide tellimine on siin. Ja hinnakiri. Suurendan jälle siit selle koha välja. Nii. Et 10x15 on siis see, mida me oleme harjunud postkaardi mõõduna tundma. Ja 10x13 on selle nagu ligilähedane. Miks nii? Põhjus on tegelikult hästi-hästi lihtne, et filmi puhul on see külgede suhe natukene teine 3:4 ja digisensorite puhul on pildi külgede suhe 4:5 oli vist. Et kui te nüüd olete pildistanud selle 3:4 suhtega, siis on mõistlik teha selles mõõdus pilt. Vastasel juhul jääb lihtsalt pildiservadest midagi kaduma. Ja uuem selline trend on pildilaborites see, et seda saab nagu enne vaadata ja kontrollida. Mina ise kasutan ka seda sama Photopointi ja kasutan FotoExpressi. Et kui siin pilt üles laadida, siis ta näitab eelvaadet ja näitab ka siis seda võimalust, kuidas moodi see pilt lõpptulemusena välja tuleb. Tegelikult ma siis ei käivitakski teda võib-olla. Ja näete, et pakub ka selliseid lõike tüüpi, et kas pilt mahutada peale, jätta valged servad või vastupidi siis lõigata mingi serv ära. Iga kord ja iga pildi puhul tasub nagu eraldi otsustada. Aga tuleme selle arvutuse juurde tagasi. Me saime siis külgede pikkuseks 135 x 102 millimeetrit ja tulemuseks on siis selline pilt, mille suurus on 10x13 sentimeetrit täiesti korraliku kvaliteediga. Ehk loogiliselt siis ütleme, et korraliku kõrge kvaliteediga pildi saamiseks ei ole meil vaja rohkem kui 2 megapikslist kaamerat. Paraku muidugi kaamerate tootjad on megapikslites teinud sellise püha lehma ja rakendanud selle siis sellise ärivankri ette, kiidetakse, et järjest rohkem piksleid ja rohkem piksleid. Aga kui me vaatame siia, minu enda fotoaparaat on 6 miljoni piksliga ja A4 suurus oli meil 21x30 sentimeetrit. Et A4 täiskvaliteeti siit ei saa, aga niiviisi, kui seina peale riputada ja natuke eemalt vaadata, siis üsna rahuldav pilt. Midagi halba ei ole küll öelda ja ma olen oma pilte päris palju A4 peale lasknud. Aga 8 miljonit pikslit annab juba päris korraliku A4 ja siit edasi mingid 10 ja sellised pikslite arvud, megapikslite arvud ei mängigi olulist rolli, enne kui jõuaksime alles kuskile, et A3 jaoks sobiliku pildi jaoks, aga selle jaoks oleks vaja vist kuskil 14 miljonit pikslit.
ja see ongi siis nagu selline hästi-hästi põgus sissejuhatus. Võis tunduda teile tehniline, aga tegelikult kui tahta juba tõesti head pilti teha, siis oleks vaja juba palju rohkem teada. Et pigem jääb ta ikkagi sissejuhatuseks ja selle kõige juures jätke meelde, et pilti teeb fotograaf, mitte kaamera. Ei ole oluline, et osta omale hästi kallis kaamera. Oluline on see, kuidas sa suudad ise hetke tabada ja see kaamera seljas või süles või käes ringi jalutamine võib vahel päris meeldiv nauding olla, nii et tundke pildistamisest rõõmu ja ärge unustage oma pilte ka tunnis kasutada.